kui nüüd tahab oma kavandit teha siin AutoCAD-i vahenditega, siis tuleb siit minna mudelisse ja need pildid, mis siia sisse toodud on, need ära kaotada. Ja selle jaoks on siis tore võtta see insert ribbon, referentside aken ja siin on väikene kaldnoolekene. See avab siis file referentside manageri ja siit saab teha parema kliki selle raster image'i peal ja panna talle detach ja siis võib selle manageri kinni panna ja pilt on puhas. Nii. Nüüd kavandit on ilmselt mugavam teha, kui need kastid paiknevad kõrvuti. Ja selle jaoks on siis olemas selline käsk nagu align line, kuidas see täheldataksegi, mis siis võimaldab näidata, millised punktid peavad omavahel kokku minema. Et valid objekti, võtad siit selle align, näitad esimest allikapunkti, esimest sihtpunkti, teist allikapunkti, teist sihtpunkti, siis tuleb panna enter ja siis ta küsib, kas skaleerida seda joonist. Vastame, et ei skaleeri. Nii, ja paneme siis selle neljanda vaate, kolmanda repeat align, paneme siis umbes otsa paneme siis näiteks siia otsa. Ja täpselt samamoodi siis need allikapunktid ja lõpp-punktid viime kokku. Nüüd, kuna kui te tahate jooni nähtavale jätta, siis võib jooned teha ikka jälle siia samma selle kihi peale. Kui te tahate kasutada abijooni, siis võib abijoonet sisse lülitada ja need, mida meil enam vaja ei ole, need siis siit ära kustutada ja teha uued abijooned. Et kui me mingit värvi siia peale tahame panna, siis värvi panemiseks peab olema piiratud ala. Ütleme näiteks, et ma tahan teha siia mingi sellise lainetuse, mis kõikide nende mul tundub, et mul see kiht ei jäänud praegu abikiht, vaid nullkiht. Okei, paneme siis abikihi peale, teeme selle kihi siis selle make currentiga jooksvaks ka. Nüüd on abikiht jooksev, seda lainetust saab siin natuke korrigeerida, kui ei meeldi selline lainetus näiteks. Ja siia võib siis panna mõne palli hüpleme või ulpleme. See on juba nagu kavand ikka on selline fantaasia teema, et mida keegi siis suudab välja mõelda. Et praegu teema on rohkem selles vahendite tutvustamises. Ütleme, et ma olen sellega juba täitsa rahul nüüd siit. Need joone osad, mida mul vaja ei ole, need ma saan siit ära trimmida. Ja trimmimiseks on siis olemas siin home ribboni peal modify aknas trimmi tööriist. Ja trimmi tööriist töötab siis niimoodi, et alguses tahaks saada lõiketelgi. Ta küsib ta siin käsurea peal. Aga lõiketeljed võivad siis olla ka kõik, nagu siin nendes kolmnurksulgudes kirjas, siis võib lihtsalt enter vajutada ja nüüd siis need joonejupid, mida meil siin vaja ei ole, võib siis ära kustutada. Nii, käsk ära lõpetada.
Ja noh, ütleme, et võib nüüd selle pildi siis ära värvida, et ma ei hakka väga keerulist kavandit tegema. Ja äravärvimiseks siis on Hatchi tööriist, aga enne muidugi tuleks võtta nüüd teine kiht, võtame 0 kihi või teeme üldse selle, teeme värvi kihi juurde. Ja teeme selle värvikihi praegu jooksvaks siis. Nii, ja värvikihi peale siis Hatch. Paneme siis lihtsuse mõttes solid Hatchi. Mingisuguse kena värvisid. Näiteks Color Bookist kuskilt. Ma siin praegu selle värvi peale väga ei keskendu, jah. Kus siit paremat värvi saaks. Kui ma väga ei lubanud keskenduda nii. Okei. Ütleme näiteks, et selle ülemised otsad värvin selliseks. Ja alumise otsa värvin siis tuvedamaks natuke. Näiteks selliseks. Nii. Ja siis teen siia mõned eredad värvilaigud. Kes nüüd ütleb, mis värvi ma siia panen. Panen mingi rohelise. Nii. Ja kui nüüd abikiht kinni panna, siis idee poolest ongi kavand olemas, et see tuleks nüüd veel ainult paberisse panna, et ma võtan selle uue paberi, kus mul on siis võimalik see ülearused vaateportsud kustutan ära, teen selle vaateportsu selliseks, et see pilt siia ära mahuks ja vaatan, kas ta siia paberi peale mul ka niimoodi ära mahub. Täitsa mahub. Suurepärane. Ja abikihi võib jälle kinni panna. Ei pea jääma. Loomulikult võib ka põranda ära värvida. Paneme siis põrandale ka mingi värvi. Paneme põrandale siis veel tubedama sinise mingi. Pumm. Väga ebasobiv sinine, aga täitsa õudne. Küll ma võtan siit selle sama värvi ja panen selle värvi selle peale ka. Ei hakanudki, hakkasid. Nii sai natuke parem. Ja see vormistamise osa on juba vormistamise osa, et seda me juba oleme teinud, et teeme siia siis mingid kirjad ja raamid ja mõõdud ja mõõte võib-olla isegi ei me ikka paneme mõõdud ka. Esimene läks puntsu. Nii, paneme esimese mõõdu ära ja siis võtame näiteks continue'it. Paneme teised mõõdud ka. Nii.
Vabandust. Püüab liiga tark olla. Nii, siin praegu juhtus see, et kuna ma võtsin paberruumi objekti esimeseks punktiks, siis ta ei saanud aru, mida ma mõõta tahan. No nii, ütleme, et on kõik. Ja siis teksti osa ka siia. Paneme siis seekord justificationi top right ja mõõt siis 1/50 ja täna oli siis 22. oktoober. No ma korra näitan seda ka, kus saab selle väljaga panna, et siit saab panna väljaga siis save date'i näiteks. Siis iga kord, kui salvestab, siis tuleb uus kuupäev, nii ja paneme siis teksti suuruse suurema natuke 4 näiteks. Noh, ütleme, et sai väga hea. Salvestame ära ka ja valmis.